Täna oli Rakkes umbes 45 giidi, ekskursioonid toimusid enamasti vanalinnas. Mõni buss sõitis ka Kadriorgu, 2 bussi sõitsid turistidega Rakverre. Kariibidelt pärit Tiili sõnul ootasid paljud Tallinna külastust, sest turistid olevat nii mõndagi head Tallinna kohta kuulnud. Tallinna, this is the first time I've been out here, I'm really looking forward to seeing the place. I heard the people are nice and friendly, so I'm really looking forward to it. Where have you been already with this ship? Well, we've been to Russia. We overnighted in Russia and we sailed out from Russia yesterday. And you going to where from here? Gothenburg, Sweden. Yeah. How was the Russia? Oh, Russia was different, but it's nice to see, but the people are not as friendly. So everybody's looking forward to this talent here to see how the people are, Londonist pärit Janet ja Irene kuulsid Tallinnast sõprade läbi ning külastades vanalinna Tallinnas jäid nad väga rahule. Läänemere kruiisi eest maksid prouad üle 1000 euro. Tallinn was wonderful. You have a beautiful city and I recommend it to everybody that wants to come to this part of the world. Have you heard from Tallinn before? Only from people that have been. We've been recommended. It's a beautiful city. We're having a good time, so that's the most important thing. Worth every penny. Tallinna Sadam suudab nii palju kruiisilaevu korraga teenindada, te hätta ei jää? No hetkel veel ei jää, aga kui nüüd päris aus olla, siis meil on olnud ka selliseid päevasid, mille me oleme sunnitud olnud ütlema kruiisilaeva firmadele, et ei, et me ei saa sel päeval teie laeva teenindada, sest meil juba on 6 laeva oma kohad broneerinud. Et see on tinginud ka selle, et me mõtleme praegu väga aktiivselt, et võib-olla me oleme sunnitud ehitama veel ühe kruiisikai. Just tuleneb eelkõige sellest, et laevad on läinud nii suureks.